Kuidagi harjumatu on teenistust alustada, kui Peetri klaverimängu ei ole alguses, aga Peeter saatis täna hommikul sõnumi, et tal käed väga valutavad ja ta ei saa täna mängida. Aga siis saame niimoodi hakkama. Tere tulemast Tõesti Baptisti koguduse 76. aastapäeva teenistusele. Ma alustan piiblitekstiga 103. laulust. Salmid 1-6 ja 11-13. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved, tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. See on Jumala sõna ja kogudus ütleb. Nii laulis psalmist 103. psalmis õnnistatud pühapäeva, palju õnne TBK ja õnnistatud isadepäeva. Välis-Eesti isad saavad selle privileegi, et nad saavad 2 korda isadepäeva tähistada. Vähemalt võimalus on kõigil emadel isasi meeles pidada või kellel iganes 2 korda. Ma vist olen seda rääkinud, aga üks laps küsis teise käest, et mis vahe on emadepäeval ja isadepäeval, siis teine laps ütles, et ei, need on muidu samad, aga lihtsalt vähem raha kulutatakse sellel päeval isadepäeval, nii et eks ta niimoodi ole. Tänasel teenistusel ei ole pea tähelepanu isadel, vaid kogudusel. Ja kui võtta katoliiklik õpetus, siis Jumal on isa ja kirik on ema. Täna ma küsin jutluses, mis on koguduse alus, mis on see, mis kui kogudusest ära võtta see midagi, siis ei jää kogudust järgi. Sest on ju väga palju asju, mida saab kogudusest ära võtta, aga kogudus jääb ikka. Aga mis on see, mis kogudusest ära võttes kogudust enam ei ole? Mul on hea meel, et muusikaga teenib täna TBK ansambel ja täna jälle 4-liikmelises koosseisust Sten TBK ansambli koosseisu. Ja algussõna jagab ja palvesse juhatab meid üsna pea Marika. Ja täna on selles mõttes teistmoodi ka, et me tavaliselt ei ole see niimoodi olnud, aga et kui ansambel laulab ka ees, ma ütlen seda ette ka küll, aga teil on laululehed, on kõigil laululehed, kui kellelgi ei ole või märku anda, kõigil on. Et kui ansambel laulab ees, siis enamus laulude ma ootan, et te laulaksite ka kaasa, et ei oleks selline lihtsalt esinemine, vaid see oleks ühine ülistus läbi nende lauludega, millega küll ansambel on vaeva näinud ja harjutanud, aga te saate sellega kaasas olla. Aga esimene on täitsa traditsiooniline ühislaul, see on laulikus küll 59, aga laululehtede pealt teil esimene laul, Igavene kalju. Et tänased laulud on ka sellest vundamendist, mis on meie kristlikus elus ja mis on koguduses. Igavene kalju. Ja Marika juhatab meid eest. Tõuseme laulma. Rajatud su peale
palun istuge. Järgmise laulu ma leidsin teie noortelaulikust, kes siis iganes noored olid, kui see noortelaulik oli, aga seal on selline laul, et ma tean, mu issand, ta pani minu peale käed. Tõstke käsi, kes teab seda laulu? 1, 2, okei, siis saate, teised saate õppida, see on väga lihtne refrään on sellel. See refrään ütleb niimoodi. Ma tean, mu issand, ma tean, ta pani minu peale käed. Kogu lugu, see on teil vaja kaasa laulda. Ja? Ma tean, mu issand, ma tean, ta pani minu peale käed. Ja, proovime koos. Ma tean, mu issand, ta pani minu peale. Ja korra veel. Ma tean, mu issand, ta pani minu peale. Korra veel. Ma tean, mu issand, ta pani minu peale. Ja korra veel. Ma tean, mu issand, ta pani minu peale. Ja kui see koht on, siis laulge. Ärge kogu aeg seda laulge, aga siis kui see koht on... sarnas kuuldud veel. Ma tean, ta pani minu peale käed. Ja Jeesus jutlust vaestele. Ma tean, ta pani minu peale käed. Ma tean, mu issand, ma tean, mu issand, ma tean, ta pani minu peale käed. Ma tean, mu issand, ma tean, mu issand, ma tean, ta pani minu peale. See mulle õnnistun. Ma tean, ta pani minu peale käed. Kui Jeesus pesi patust mind. Ma tean, ta pani minu peale käed. Ma tean, mu issand, ma tean, mu issand, ma tean, ta pani minu peale käed. Ma tean, mu issand, ma tean, mu issand, ma tean, ta pani minu peale. Hästi tehtud. In our front garden, beside the walkway, we used to have a good-sized boulder. One of my most precious memories of our children growing up is how they would sit on that stone waiting for Paul to come home from work. And when he did, they ran to him, hugged him, likely competing for who would be the first to tell their dad about their day. Paul had so much patience with them, carefully and deliberately explaining the workings of the world to them both. As our children matured, the nature of the relationship also changed. But one thing remains. They both know that they can come to him anytime, asking for advice and guidance. Just this morning, the following message was found in Alex's Father's Day card to him. It's always been a comfort to know that you're there no matter what happens. You've touched my life in more ways than you'll ever know. I love you, Dad, Esau, and I always will. Today, as we celebrate our congregation's 76th anniversary,
we remember the profound role and sacrifice that our father's generation played in establishing this congregation and in building this church. We see their fingerprints everywhere. It has been a spiritual home for so many years to us, and may their self-sacrificial giving and passion be forever cherished and honored. How wonderful when our earthly fathers set such a high standard of the father's role. But there is yet another father who we want to draw into our discussion today, and that is our Heavenly Father. In Romans 8:15, we read, "You have not received a spirit that makes you slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father." So that led me to a little bit of research on what Abba really means. It's an Aramaic word similar to daddy in English, and it signifies a close, intimate, and loving relationship with one's father. When we use it in referencing God, it conveys a sense of trust, reverence, and obedience, while also highlighting the tenderness and affection of God as a loving parent. It speaks to the deeply personal and loving relationship we can all experience with God. In 2 Corinthians 1:3, we read, "Father of mercies and God of all comfort." We see a loving Father God who is here and for all of us. Today, as we celebrate fathers everywhere, we honor those who have gone before us with much love and thankfulness. We cherish the fathers who are with us today, whether they are nurturing young or adult children. And most of all, we thank God, the Father, as we join and sing, "See what love the Father has given us, that we should be called children of God." And that is what we are. Let's stand together to pray. Father, thank you for this day, a special day set aside to honor fathers. We thank you for our fathers who have passed and are receiving their eternal reward. We pray for those fathers who are still amongst us today. Give them strength and wisdom in guiding and loving their children in these challenging times. And most of all, we thank you for your holy presence as Abba Father in our lives, your tender guidance and direction in every moment of our lives as your Spirit leads us. You lift us up and sustain us in all we do. Thank you for your unfailing love. And now we pray. We pray for the world in crisis. We pray for those in war-torn areas of civil unrest, and today we especially pray for the families of those killed in the horrific Air India crash a few days ago. God, give solace as only you can to those who have been left behind. Thank you that we can live in a time of relative peace here in Canada. Be with our leaders, guide them, guide the deliberations of the G7 this week in Alberta. We pray for those who are struggling with health concerns. God, be with Peter as he experiences pain today, and all the others who may have health concerns. Encourage and strengthen them. Give medical staff the wisdom that they need in guiding all of our situations. We pray for the elderly who no longer attend services in person. God, thank you for this time that Demo and Monica have been here. We pray for traveling mercies on them as they head home tonight. Thank you for your touch of love on all who have gathered here today, as well as those who will be watching at a later time. God, we commit this time into your wonderful leading. Bless the music and Demo as he brings your word to us today. Amen. Please be seated. Aitäh, Marika. Eks isad on omamoodi nurgakivid perekondades, nii väiksemas mõttes kui suuremas mõttes. Koguduse nurgakivi on Jumala sõna kohaselt ainult üks isik, kes on Jeesus Kristus. Ja me laulame koos ansambliga, järgmise lause on teil laululehtedel ka see laul Cornerstone.
Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Et seda on natukene nii eesti keeles kui inglise keeles, nii et laulame seda koos. Ma loodan vaid su verele. Võin olla õige sinu ees. Ei mulle iial loota saa, kui sinu nimel Jeesus ma. Darkness seems to hide his face. When darkness seems to hide his face, I rest on him, unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When he shall come, When he shall come with trumpet sound, oh, may I then on him be found, dressed in his righteousness alone, faultless stand before your throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. seisan ma, Seisan ma kalju peal, kindlalt tean, et mind armastab. Tormides valitsev issand sa. ma veel seisan ma kalju peal, kindlalt tean. Seisan ma kalju peal, kindlalt tead, et mind armastad. Tormides valitsev issand sa. seisan ma kalju peal,
no ma ei tea, mida see maailm veel vajab, kui sellist midagi, mis seisab, midagi, mis on kindel, midagi, millele saab igal hommikul loota, et sa ärkad hommikul üles ja see ei ole teistmoodi, sest kõik me ümber kogu aeg muutub. Tänu Jumalale selle eest, et Jumal on ustav, ta on seesama eile, täna, igavesti. Jeesus on, ma tean, palade koguduses Hiiumaal on see kantsli tagakiri, Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti, see on Jumala sõna. Mõned teated, siis me laulame veel koos sellest samast kindlusest, sellest samast ustavusest. 19. Juunil, neljapäeval on aasta peakoosolek siin õhtul kell 7, 19. juuni, nii et kui sul koguduse toimetamised korda lähevad vähegi, siis palun võtta osa. Mulle läheb ka korda, aga me oleme Eestis lihtsalt. Ja pärast jumalateenistust rutta ära, all on väike kohviosadus, võimalus kohvi ja ma täpselt ei tea, mis sealt saab, aga kohvi ja kooki saab kindlasti, on niimoodi. Nende laul, ma ütlesin enne, et täna väga isadest ei räägi, Marika täitis selle lünga ära. Laulude valikuga on selline ka, laulud ju valime enne teenistust ära ja tegelikult ega me ei tea täpselt, mida keegi räägib. Ja ma toon ühe natuke naljaka juhtumi sellega seoses. Meil ei ole midagi sellist juhtunud, meil on vaim väga hästi juhatanud alati seda. Aga ma ei oska öelda, milles see probleem oli selles koguduses, kas oli vaimujuhatus või olnud, aga pastor otsustas rääkida, sai südamesse rääkida alkoholi tarbimisest jutluse. Ja siis tal oli selline väga emotsionaalne osa, kui ta ütles, et kui ma saaks, ma võtaks kõik maailma õlu ja valaks jõkke. Kogudus ütleb, emotsionaalne, see ei olnud baptisti kogudus, emotsionaalne kogudus ütleb, aamen! Siis oli, kui ma saaks, ma võtaks kogu maailma veini ja ma valaks jõkke. Kogudus oleks, aamen! Kui ma saaks, ma võtaks kogu maailma viina ja ma valaks jõkke. Kogudus ütleb, aamen, aamen! Pidas oma jutluse ära, lõpetas. Ja siis tuli diakon, kes juhatas teenistust. Nüüd võtame laulu 365, Shall we gather at the river? Meil nii läinud ei ole, aga juhtub selliseid asju. Me laulame koos nüüd laulu, mis ma usun paljudele teile on tuttav ja armastatud, Veel elad, meil laulu We shall gather at the river, Veel elad vanemate usk. Ja paneme sellel ajal kokku ka vabatahtliku korjanduse, kui sul ei ole midagi anda, siis ära tunne ennast halvasti, aga see võimalus on. Lihtsalt me täname sind ka nende andide eest, millega sa oled õnnistanud meid isiklikult, millega sa oled õnnistanud meie kogudust. Tänu sulle, et sina tahad seda, et me sirutaksime selle sinu poole selleks, et sina õnnistaksid seda. Ja sina tahad seda teha, sina teed seda ja sa oled teinud seda. Ja sa õnnista iga antud dollarit või eurot või mida iganes ja õnnista igat jagatud raha või ressurssi, mida me kogudusega väljapoole sirutume. Jeesus, tänu sulle. Aamen. Veel elad vanemate usk. Ei vanglad möög
Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands. Remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. And he came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus, teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üleköige selle olgu armastus, see on teiuslik side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna, ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist salmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate Issandalt palgaks päris osa, teenige Issandat Kristust. The church is one foundation. See on teil laululehtedel ka. The church is one foundation, is Jesus Christ.
to be his holy bride. With his own blood he bought her, and for her life he died. Me koguduse alus on Christus jadaris, sest kannatuse valus ta rajas kogudust. Maailmast välja ostis ja oma verega, siis patust vabaks ostis, et liita endaga. Ta liikmeid kõigist rahvaist, kuid üheks peab ta end. Ta kuulutab nüüd vahvalt üks issand usku sünd, üht püha nime austab, üht taeva leiba sööb, täis lootustööski näitab, kui suur on armu töö. Ma arvan, et te enamus kuulasite, kui ilusasti te laulsite. Ma tahaksin kuulda, et te ka laulate kaasa. Laulame esimese ajani The Church One Foundation. Te peate nüüd valjemini laulma kui ansambel. The Church. Esimese ajani. The church is one foundation, is Jesus Christ her Lord. She is his new creation by water and the word. From heaven he came and sought her to be his holy bride. With his own blood he bought her, and for her life he died. Laulame veel, see on ilus. Laulame veel. Teisest saimist tõuseme kohe, laulame seistes. Me koguduse alus. Me koguduse alus on Kristus jadarist, sest kannatuse valus ta rajas kogudust. Maailmast välja ostis ja oma verega, siis patust vabaks ostis, et liita endaga. Ta liikmeid kõigist rahvaist, kuid üheks peab ta end. Ta kuulutab nüüd vahvalt üks issand usku sünd, üht püha nime austab, üht taeva leiba sööb, täis lootustööski näitab, kui suur on armu töö. Istume.
kui rääkida koguduse alusest, sellest, mis on see midagi, mida kogudusest ära võtta ei saa, ilma et kogudus kaotaks olemast kogudus. Seda võib sõnastada väga erinevalt, aga ma usun, selles laulus ka, kui me mõtlesime selle teksti peale, siis selles oli kõik ära öeldud, et mis see foundation on ja seda ei olnud sõnadena niimoodi seal kirjas, aga kogemuslik osa on see, et see on kogudus on see, kui on koos inimesed, kes on saanud puudutatud Jeesuse poolt selliselt, et me vähemal või rohkemal määral me imetleme seda, kes Jeesus on. Ja me kogeme seda, mida Jeesus on teinud meie sees ja mida ta võib teha meie läbi. Aga võib-olla ma sõnastan selle veel ringi tänase jutluse jooksul. Ma loen Mattuse evangeeliumist 16. peatükist 13. kuni 20. salmini. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisaria aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat? Aga nemad kossid. Mõned ütlevad Ristja Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud mitte liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. See on Jumala sõna ja kogudus ütleb. Isa, me palume sinu loovat õnnistust üle sinu sõna. Tee see elavaks meie jaoks. Tee see selliseks, nagu inimesed vaatasid Jeesust kõnelemas ja ütlesid, et ta kõneleb meelevallaga. Minul ei ole midagi palju öelda. Aga Jumal, sina võid anda meelevalla, raputada vaimu maailmas vaenlase vägesid. Võib-olla raputada meid, võib-olla raputada meie arusaamise, võib-olla raputada meie mugavust. Aga samas võib-olla keegi vajab ühte õrna puudutust, ühte silitust, ühte leebet püha vaimu puudutust. Tema valus, tema väsimuses, võib-olla tema pettumuses. Issand, sina tead, sellepärast ma palun, püha vaim, ole sina oma rikkusega täna siin oma sõna avamas ja aita mind seda jagada. Amen. Toronto Eesti Baptisti kogudus on 76 aastat Jumala armu ja samas 76 aastat inimlikku ebatäiuslikkust. Ja see on nii kummaline, kuidas see koos toimib. Ja see on absoluutselt iga kogudusega niimoodi. Ei ole ühtegi kogudust, kus, seal, kus ei oleks inimlikku ebatäiuslikkust, seal ei oleks vaja ka Jumala armu. Ja kui ei oleks vaja Jumala armu, siis ei oleks Jeesust vaja ja siis ei oleks meil midagi rääkidagi. Kogudus on, üks osa on see inimlik ebatäiuslikkus ja teine osa on Jumala arm ja Jumala muutev vägi. Jumala kogudus on see, kui Jumal teeb midagi ja samas võimalus lihtsalt seda ka pealt vaadata, olemata osa sellest. Jumala kogudus on nii
kuidagi mitmevärviline, mitmetahuline, ta on nii rikas. Nii tohutult palju erinevaid inimesi, kui me hakkaksime arutama, kes me täna siin oleme, tohutult palju erinevaid inimesi, tohutult palju erinevaid Jumala kogemusi, tohutult palju igatsusi, tohutult palju ootusi ja vastuseid, kõik erinevad. Ja see ongi põnev. See ongi põnev, kuidas siis Jumal oma vaimuga oma koguduses liidab üheks selle kamba. Koguduse aastapäeval on igati kohane küsida seda, et mis on kogudus ja nagu ma ütlesin, et mis teeb kogudusest koguduse. Me võime võtta ära jutlused. Vabakogudused või sellised üldse laiemalt protestantlikud kogudused võib-olla on väga tähtsustavad jutlust. Me oleme harjunud seda, et Jumala teenistust me sageli hindame jutluse järgi. Et oli hea jutlus, halb jutlus, täna oli liiga pikk jutlus, täna oli liiga... Üks koht, kus ma kuulsin, kus öeldi, et oli liiga lühike jutlus, oli Ehadares. Kuulsin, et liiga lühike oli jutlus. Et ma teadlikult teen seal lühemaid jutlusi, nii et kui te tahate lühikseid jutlusi kuulma, tulge Ehadaresse järgmine kord. Me võime ära võtta isegi regulaarsed jumalateenistused, TBK, teatud mõttes see on TBK osa, aga ta on ühel või teisel moel ikkagi kogudus. Me võime ära võtta hoone, meil ei ole enda hoonet enam, tänu Jumalale selle võimaluse eest käia siin. Aga kogudus on ikka kogudus. Mida aga ei saa ära võtta niimoodi, et kogudus lakkaks olemast kogudus. Keegi on ütelnud nii. Kogudus ei ole sündmus, kogudus ei ole asukoht, kogudus ei ole toode, ta ei ole ka kogemus. On ilmselge, et koguduses on sündmus, et tänane aastapäevateenistus on sündmus. On ilmselge, et kogudusel on asukoht, kuskil me peame koos käima. Kogudus toodab ka tooteid. Mõnes mõttes jutlus on toode, vahel kogudused annavad teile raamatuid, laule, plaate, kogudus teeb seda. Ja oleks väga kurb, kui koguduses ei oleks kogemusi. See on loogiline, et me teeme ka jumalateenistusi ja me käime jumalateenistustel, me igatseme kogemusi. Ja see on ka kõik loomulik osa, aga see ükski nendest ei ole kogudus. Koguduse definitsioon. Jumala sõna ütleb, kogudus on perekond, kogudus on ihu, kogudus on Jumala kari, nagu Jumal on karjana, meie oleme tema kari, kogudus on taeva kodanikud, kogudus on Jumala tempel, kogudus on Kristuse pruut. Ja täna loetud teksti tõlgendus, usun, et sul on juba mõttest võib-olla läbi käinud see, on üks peamisi lahknemisi katoliku kiriku ja protestantliku kirikute vahel. See, et sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. See Jeesuse lause on siis katoliiklaste poolt võetud selliselt, et Jeesus ütles, et ta rajab oma kiriku Peetrusele. Ja ma olen veendunud, et katolikul kirikul on selleks piisavalt põhjust ja põhjendusi ja kinnitust piiblist ja kiriku traditsioonist, miks niimoodi uskuda. Et see ei ole kuidagi juhuslikult tulnud. Protestantlik tõlgendus on see, et Jeesus ehitab oma koguduse Peetruse tunnistusele, mida Peetrus ütles, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ja see Peetruse öeldus oli nagu mõnes mõttes nagu välk selgest ajast. Peetrus oli üldse impulsiivne tegelane, mulle ta nii väga meeldib, ta ei ole üldse minu moodi, aga ta on niisugune impulsiivne, igal pool, kui sa vaatad, kõike, mis võimalik on esimesena teha, siis Peetrus on tormab peas, enne teeb, pärast mõtleb, enne ütleb, pärast mõtleb. Aga siin, see on huvitav, kuidas meie vahel probleemsed iseloomuomadused võivad olla Jumalale hoopiski teatud teises kontekstis nagu eeliseks või kus Jumal saab kasutada meie neid probleemseid isikuomadusi. Ja siin ta kuidagi haaras kinni midagi, mis tuli taevast. Sellepärast, et Jeesus imestas, ütles, et Jeesus ei olnud ennem nii selgelt väljendanud seda, et ta on Messias, ka mitte oma jüngritele. Ja nüüd korraga see impulsiivne Peetrus
haarab midagi, otse kui antennid on tal püsti ja haarab taevast, ütleb, et sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ja Jeesusel võib-olla läksid silmad suureks. Vau, Peetrus, sa oled igasugust rumalust suust välja öelnud, aga see ei olnud sinust. See tuli kuskilt ülevalt. See on ilmutus. See on Jumala kõnetus. See oli midagi sarnast, kui Jeesus sai ristitud ristija Johannese poolt, siis taevast kõlas hääl, see on minu armas poeg. Nüüd kõlas Peetruse suu läbi sealsamas. Jeesus on Messias, elava Jumala poeg. Protestantlik arusaam, et Jeesus võtab selle tunnistuse, ja see arusaam on see, et ta võtab selle tunnistuse, sina oled Messias, Jumala poeg, elava Jumala poeg, ja annab sellest lähtuvalt kogudusele tõotuse, sellele kaljule, sellele tunnistusele ma ehitan oma koguduse. Ja sellele võiks kinnitust anda, kui otsida nüüd, et kumba poolt toetada. Mu eesmärk ei ole see, aga kui otsida sellele protestantlikule arusaamale nagu toetust, et miks arvatakse seda, siis seal on, ta oli Siimon, Peetrus oli enne seda Siimon, kõik tundsid teda Siimonana, Siimon. Ja nüüd ta ütles, sina oled Peetrus, ma annan sulle uue nime, sa oled Peetrus, see on Petros, väike kalju tükikene, kivi suurest kaljust. Ja sellele kaljule ma ehitan, ja seal on kasutatud kreekakeelset sõna Petra, Petros ja Petra. Seal ei ole sama sõna, kui eesti peales on nagu teatud mõttes võiks ühtemoodi tõlkida, et kõik on kalju. Aga seal on Petros ja Petra, ehk siis Siimon, see on midagi erilist, mida sa oled just praegu kogenud, just praegu vastu võtnud. Ma nimetan sind ümber Petroseks, üheks kiviks. Keegi, kes on tugev, ei ole selline pilliroog nagu Siimon, vaid keegi, kes on tugev. Keegi, kellele saab rajada. Aga see, mida sa ütlesid, see kalju, see Petra on see, millele ma rajan oma koguduse. Ja selle võib-olla annab kinnitust ka see, et näiteks Paulus kirjutab korintlastele, muud alust ei saa keegi panna, kui on juba pandud. Alus on Jeesus Kristus. Koguduse alus ja nurgakivi on tema ja meie tunnistus temast. Ilma selleta ei ole kogudust. Ja kogu see asi, kogu see jutt nagu keerleb ühe asja ümber minu jaoks. See, mis minu sees põleb, on ilmutus Jeesusest. Ilmutus Jeesusest. Meil võib olla õpetus Jeesusest. Meil võivad olla traditsioonid, kuidas me koguduses mingisuguseid asju teeme, aga see, mis sind kannab elus, läbi raskuste, läbi kiusatuste, läbi sügavate kriiside, nii isiklikus elus kui kogudusena, on see, kui sul on ilmutus Jeesusest. Ilmutus Jumala armastusest. Ilmutus sellest, et sa ei ole lihtsalt ei keegi, vaid sa oled oluline. Sa oled Jumala poolt loodud, sa oled Jumala poolt armastatud. Jeesus on valanud oma vere sinu eest. Ja kui sa nüüd keerad selle mina vormi, et sina vaatad seda ja imetled seda, et see on minu eest kõik. See ongi, Jumal nii palju, ma lähen korda sulle. Ja see, et Jeesus on Messias, see oli ju ka personaalselt Peetrusele, aga see on personaalselt igale ühele meile. Et sa oled pidanud mind nii oluliseks, et sa oled käinud selle tee läbi, selle oma kannatuse tee, selle ohvri tee. Ja kui see ilmutuslikult meie elus on, siis see kannab. Kui see on ilmutuslikult koguduses, siis see kannab. Mitte miski muu ei kanna. Peetrus sai ilmutuse ja midagi hakkas juhtuma. See, et nimi muutus, see on näiteks ortodoksi kirikus väga, väga tavaline. Seda tehakse täna, kui näiteks lähed ristimisele, kas siis lapsena või täiskasvuna, siis antakse sulle uus nimi. Paulist saab Paulus, või inglise keeles on ikka Paul. Timos saab Timoteos ja ma ei tea, kes veel Kristjanist võiks saada, mis oleks pühakute nime, mul ei tea, Kristjan, äkki on Chrysostoomus, mõni võib-olla ei ole ka. Igal juhul antakse pühakute nimed, keegi kas piibli nimed või, ja see tähendab identiteedi muutust.
See on sisemine muutus ja väline muutus. Ja siis, kui sa saad ilmutuse Jeesuselt, sinu identiteet muutub ja siis hakkab üldse asju juhtuma. Kui me oleme saanud puudutuse taevast, kui me mõtleme koguduse peale, kogudus ei ole kohale jõudnute klubi. Kogudus ei ole see, et me oleme nüüd siin kohal, me oleme nüüd täiuslikud või mingisuguse, ma ei tea, mingi staatuse, ja meil on see staatus, et me oleme Jumala lapsed. Me oleme armu saanud patused. Aga me kõik oleme teel, me kõigi elus on hakanud midagi juhtuma pärast seda, kui me oleme ütelnud jah Jeesusele. Ja sellistest inimestest koosneb kogudus. Ekleesia on välja kutsutud. Need, kellele Jeesus on ühel või teisel moel ilmunud. Ja ta kutsub, tulge kokku, olge koos, kinnitage üksteist, julgustage üksteist, minge koos. Sellepärast, et ma olen nii palju tõotusi andnud kogudusele, kus te olete koos. On palju asju, mida me saame personaalselt vastu võtta, aga on nii palju, kus me vajame, et olla koos. Aga me oleme kõik teel. Jeesus annab tõotuse sellele tunnistusele, mis lähtub ilmutusest Jeesusest. Ma ehitan oma koguduse. Koguduse konstruktsioon sõltub koguduse usutunnistusest. Mitte ainult sellest, mida me tunnistame, mina usun seda. See on oluline. Ja eriti algkristluse päevil, kui tekkis väga palju erinevaid arusaamasi, mis on kristlus, et siis oli vaja paika panna need usutunnistused. Aga see, mida tunnistab su elu, see on meie päris usutunnistus, mille järgi me elame. Ja see usutunnistus, see, mida ka Peetrus ütleb, on sisuliselt see, et Jeesus on minu issand. Ja see on päris tugev sõna. Me oleme harjunud seda ütlema, et Jesus is Lord, Jeesus on issand. Ja nii, me oleme nagu vahel isegi ütleme neid nagu sidesõnadena või sidelausetena ja meil kaob see sisu ära, aga tegelikult see on väga tugev ütlus, kui me ütleme, et Jeesus on issand. See tähendab seda, et Jeesus, sina valid, mina ei valitse. Mina ei tee lõppotsuseid oma elus. Või otsuseid teeb oma, seda otsuseid teeme meie. Aga me teeme lähtuvalt sellest, kes on meie valitseja. Jeesus, ma tahan teha sinu tahet. Sina oled minu boss. Sina oled minu valitseja. Jeesus on koguduse valitseja. Kogudus ei ole ühegi inimese oma. See on Jeesus oma. Jeesus nii armastab oma kogudust. Ja sellest tunnistusest ma kuulun Jeesusele, kes on kõige valitseja. Sellest tunnistusest sünnib kogudus. Sellele tunnistusele on rajatud kogudus. Koguduse ehitamine, nagu Jeesus ütles, et ma ehitan koguduse. Koguduse ehitamine ei ole midagi, mida me saaks YouTube'is lihtsalt passiivselt kõrvalt tarbides, nagu spordivõistlustel olles, kus me kritiseerime, et see mängija on täna väga kehva ja see võiks paremini teha ja see ei saa üldse hakkama ja vahel me suhtume kogudusse ka sellega, et kritiseerime, et selle venna või õega on pahasti või ülistusjuht võiks rohkem tööd teha või pastor võiks lipsu otseks panna või vahel on need mõistlikud nõuanded muidugi. Aga see ei ole võimalus, see ei ole see, kuidas me oleme osa sellest, kuidas Jeesus kogudust ehitab, vaid koguduse ehitamisest oleme me osa siis. Tegelikult see on ainuke võimalus olla osa koguduse ehitamisest. On see, kui sa oled ise osa selles protsessis. See tähendab, et sa ütled Jeesusele, ehita mind, muuda mind, kasuta mind. Jeesus ehitab meid kui elavaid kive. See on Jumala sõnad, ütleb, et te olete elavad kivid. Mõtle enda peale, sa oled elavad kivi. Me oleme nii elavad, et me võime minema joosta, kui me tahame. Jeesus paneb müüri paika, me jookseb minema. Jeesus jälle leiab meid kuskilt põõsalt üles, paneb jälle müüri paika. Meile ei meeldi meie kõrval olev kivi, jookseb meile minema. See on meie võimalus, me oleme elavad kivid. Täna on kõik väga nuti. Eestkast on see välja, nutitelekas ja nutitelefon ja isegi on olemas nutiklaas, et sa paned aknale klaasi ette ja siis arvutist määrad ära, et ta näiteks joonistab sulle sinna klaasile merelained või naabrinaise või mehe näo või igasugused asju. Annab ta, kõik on nuti. Ja see on teatud mõttes on nagu elus.
ta on nagu elus. Ja mõtle, kui sa oled mõnes mõttes nagu nutikivi. Sa oled ühendatud selle taevase serveriga, kuningate kuninga ja loojaga. Ja tema saab sind puudutada, tema saab sind elustada, ta saab sind aidata sul kuju muuta ja nõu anda ja juhatada, mida iganes. Me oleme elavad kivid, pandud selleks, et ehitada Jumala kogudust. Loodud selleks, et ehitada üles Jumala kogudust. Ja nüüd tuleb see kõige võimsam asi ja vahel me mõtleme, et äkki on ka liiga palju öeldud või ei tea, kui Jeesus ütleb, et ma ehitan oma koguduse sellele tunnistusele ja põrgu väravad ei võida seda ära. Ja mõtle enda jaoks, võib-olla mina mõtlen lihtsalt, olen niimoodi mõtlenud kogu aeg, aga mõtle enda jaoks, mis pilt sul ette tuleb, kui ma ütlen, Jeesus ütleb seda oma jüngritele, ma ehitan nüüd oma koguduse ja põrgu väravad ei võida seda ära. Milline visuaalne pilt sul tuleb? Ma ei küsi su vastust, aga lihtsalt mõtlen. Minu jaoks on kogu aeg olnud see pilt selline. On üks lahing, kus kristlased on otse kui mingisuguse raud aia taga ja nad kaitsevad ennast põrgu vägede eest, kes ründavad peale. Kui keegi on näinud filmi Viimne reliikvia, Eesti kultusfilm, iga eestlane on seda vaadanud 10 korda, rohkem isegi. No see on tegelikult nõukogude aegne siuke usku maha tegev film, aga see on saanud juurtekstiks need Viimse reliikvia laulud ja tekstid. Ja seal on see kaader, kus need paganlikud eestlased tulevad ja ründavad Pirita kloostrit. Ja seal on need kloostri elanikud, selle raud aia taga ongi reaalselt raudaedus, need eestlased tulevad oma tõrvikutega ja siis murravad, tungivad peale ja murravadki sellest raudaiast läbi ja siis annavad seal peksa ja mida iganes, lammutavad ja rüüstavad selle kloostri ära. Ja mul on kogu aeg olnud see pilt selline, et kogudus on nüüd see, kes ongi seal väriseb seal aia taga ju, paganad tulevad. Ja see on Jeesus ütleb, et ärge muretsege, te saate hakkama, te jääte ellu. Vaenlane ründab küll vägevasti, aga te jääte ellu. Aga kui ma seda jutust ette valmistasin, mõtlesin, kuule, siin on jutu hoopis teistpidisest. Siin on jutu ühest kogudus. Jeesus ütleb, et ma rajan ühe koguduse selles ilmalikus maailmas, selles kurjas maailmas. Ma rajan ühe koguduse. Mina olen selle koguduse pea. Mina kuningate kuningas. Ja see kogudus tõuseb ja see kogudus rajab oma selliseid kombitsed siia ja sinna. Mõtle, kui kiiresti Kristus levis. Ja see läheb edasi ja põrgu väravad ei saa selle vastu. Ja see oli minu jaoks nagu, selline pilt on see hoopis. Ja see on kinnitus tänasele maailmale, täna ka kogu aeg kuuled kuskilt meediat eestlaste kohta. Eestlased on kõige sekulaarsem rahvas ja juba nõukogude juhid olid, ütlesid, varsti näete muuseumis viimast kristlast. Ja need on sõnumid, hirmu sõnumid, mida räägitakse koguduse üle. Jeesuse sõnum on see, et evangeeliumi kuulutamine käib kuni tema tagasi tulemiseni ja põrgu väravad ei saa sellele vastu. Sinu kutsumine, mis sinu elu üle on, see sinu Jumalaga koos käimine, see on sellisel alusel, et põrgu väravad ei saa sellele vastu. Ta saab hirmutada, möirata, nagu see möirga ja lõukoer käib ümber meie, teeb koledat häält. Ta saab seda teha ja me saame ka teda uskuda. See on meie valik. Ja poeme kuskile põranud rakut ja ma ei ole mitte midagi, ma ei suuda mitte midagi ja nii edasi. Aga Jeesuse sõnum on sulle. See tunnistus Jeesusest, see ilmutus, mis sinu elus on Jeesusest, see on nii võimas. See on nii alust rajav, et põrgu väravad ei saa sellele vastu, et vastu pidi. Jeesus ütleb, ma ehitan sind. Ma ehitan kogudust. Aga kuidas see kogudust ehitab? Ta ehitab igat üksikut kristlast. Ja see ei jääb kuskil katki. Me võime, nagu mõtleme, me oleme elavad kivid, me aeg-ajalt kaome kuskil ära. Me aeg-ajalt haletseme iseennast ja aeg-ajalt me mõni kukub pattu kuskil ära ja mõni läheb oma kutsumisest eemale, mõni läheb kogudusest eemale. Aga sa oled elav kivi. Ja see on tegelikult see ühendus Jumalaga on olemas. See võib-olla vaevu sa tunnetad seda, aga see on olemas. Ja see Jumala sõna
käib, et ma tahan elustada sinu selle. Ma tahan tõsta sind tagasi sinna, kus sa oled, kus sa pead olema, kus sa tegelikult õitsed, kus sa tegelikult oled õnnistatud ja kus sa saad olla õnnistuseks. Kui me räägime evangeeliumi kuulutamist, siis Paulus kirjutab korintlastele, tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Kas see pole väärt igatsus hommikul üles ärgata, et Jumal, ükskõik kuhu ma lähen, ma igatsen, et seal, kus mina olen, seal on sinu, ei ole mitte Timo lõhn. Me võime igat moodi lõhnata, aga ei ole, ei hea ega halb, ei ole Timo lõhn, vaid reaalselt on Kristuse tunnetuse lõhn. Oled sa kogenud mõne inimesega seda? Et sa näed, ja ta tuleb ruumi ja see ei ole selline, et tema, nüüd on see inimene, vaid sa koged midagi rohkemat, kui on tema. Ja see on nii hea. Ja selleks on meid ühel või teisel moel kutsutud. Tema tunnetuse lõhn. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale, nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma. See võib ärritada, sinu Kristuse lõhn võib ärritada osas inimesi. Aga teistel on see elus. Ja siis Paulus küsib, kes selleks kõlbab. Ja see ei ole küsimus, et mitte keegi ei kõlba selleks. Ma usun, et Jeesus selle koha ütleb, et just sina kõlbad selleks. Sest ma olen räänud sinu elus ühe aluse. Ma tahan lõpetada väga isiklikult. Ja kui me mõtleme, ma olen mitmeid ütlusi pidanud kogudusest TBK kantslist. Ja sellega on alati natukene keeruline olnud, sellepärast, et kusagil ju käib kuklas see, aga te ei ole ikka päris kogudus, te käite nii harva koos. Ja need on sellised võitlemised ja kui ma Eestis ringi liigun, siis see on nii tore, et alati on kõigiga, ma olen introvertne inimene, mul on keeruline, aga üks teema on alati, kui sa oled inimestel kokku, siis nad teavad, ei hakka ilmast rääkima, aga küsivad, et oled sa Torontos veel? No ja siis vähemalt saab sellest rääkida. Viimati käisin Luteri kirikus Kärdlas ja üks täiesti võõras inimene tuli mu juurde ots. Sa oled Torontos? Et ma lähen varsti. Eks siis tead, ja sellest on hea rääkida. Aga see imestusmoment, aga kuidas see ka pastor siin, kuidas Eestis oled ja nii edasi. Meie jaoks Moonikaga on need 5 aastat, mis me oleme siin varsti olnud, ilmselgelt Jumala arm ja Jumala õnnistus. Te olete olnud meile suureks õnnistuseks, te olete olnud meile suureks õpetuseks, te olete näidanud reaalset armastust meie vastu väga palju. Ja kui isegi alguses võis karta seda, et see on sellepärast, et neid meelitada siia jääma, siis see motivatsioon varsti kadus ära tegelikult, aga me oleme kogenud teie armastust. Ja me teame, te olete kogudusena ka vastu võtnud otsuse, et järgmine 77. sünnipäev jääb sellisel moel tõenäoliselt viimaseks. Me peame küll siia alati lisama selle, et meil on terve aasta ees veel. Ja me ei näiagi, mis sündida võib. Nii et me peame olema kõigiks ikkagi avatud, aga meil on vaja ka plaane teha. Ja ma ütleks, et see on mõistlik otsus, mis te tegite. Ja see on seotud ühtepidi kurbusega ja kui me räägime kogudusest, siis tekib just see, et kuidas ma nüüd rakendan seda, et on ju lihtne, mõtled Christchurchi peale, kes siin koos käib, et siuke elu käib, teenimisrühmad või teenimismeeskonnad on, kes teeb seda, kes teeb teist, ma saan ka oma väikese panus anda siia või sinna või lihtsalt olemas olla või see on palju lihtsam. TBK kontekstis on palju keerulisem mõelda. Mul on väga suhteliselt keeruline ütelda seda ka, et kasutama andi koguduses. Võib-olla pole varsti enam üldse teenistusi ja võib-olla varsti lõpetame üldse ära. Ja see ongi üks koht, kus ma tahan teile jätta või see. Ma vaatan kõigile, kes väljaspool seda ruumi vaatavad või väljaspool TBK-d, see ei ole nagu relevantne võib-olla teie jaoks, aga see on personaalselt just meie selline koguduse teema.
et see on see koht, kus me saamegi ja meie ülesanne vaadata palju laiemalt Jumala riiki, kui seda on TPK. Ja ma olen mõtelnud ka nende 5 aasta peale, et võib-olla see on olnud üks aeg, kus me teatud mõttes oleme harjutanud teid olema mugavad. Võib-olla ma eksin, aga ma julgustaksin, et kui sul vähegi on võimalik, ma olen seda enne ka teinud, kui sul vähegi on võimalik, tõenäoliselt, ma ütlen tõenäoliselt, ma ei ütle päris kindlasti, tõenäoliselt siin lõpeb asi. Aga ära jää ilma koguduseta Kristuseks. Ma ei ole päris kindel, kas sellist asja üldse Piiblist leiab. Ära jää ilma koguduseta Kristuseks. Ma tean, et see on tohutult keeruline, kui meie Moonikaga näiteks, kui meie ei käi enam siin ühel hetkel, me oleme arutanud seda, me ei tea, kus me jätkame, millise koguduse osa me oleme. See on päris keeruline. 10 aastat tagasi ma oleks võib-olla hukka mõistvalt ütelnud seda, mis mõttes sa ei käi kuskil koguduses. Ükskõik, kui sa Jumalat armastad, siis sul pole vahet, mis kogudusse käib. Täna ma päris niimoodi ei ütle. See on päris oluline, milline on kogudus ja kuidas nagu see meiega kokku kuidagi kõlab. Aga on ikkagi üks oht liiga enesekeskselt vaadata, mida mina saan, kui ma mõtlen, millises koguduses ma olen. Laiendame mõtlemist. Kuule Jumalat. Võib-olla see on see koht, kus sina saad olla toetuseks, kus sina saad olla õnnistuseks oma andima, mis sulle antud. Ma ei tea seda. Ma toon 7 punkti hästi kiiresti ja siis ma lõpetan, ma ei kommenteeri neid väga. Kui sa mõtled selle koguduse peale ja selle peale, et mis on koguduse alus ja kui sa teed oma mingeid valikuid elus või mõtled TPK peale või sellest, mis edasi saab ja nii edasi, las need käia läbi nende 7 punkti. Esiteks, kogudus algas tunnistusest, kes Jeesus on ja kogudus rajaneb sellele tunnistusele, kes Jeesus on. Jeesus ja tunnistus temast. Teiseks, kogudus on Jeesuse loodus. Tema ehitab seda ning ta on kutsunud sind Jumala lapsena olema osa sellest. See ei ole inimlik projekt. Inimesed võivad palju asju ära rikkuda, aga kogudus ei ole inimlik projekt. Kolmandaks, nagu ma ütlesin ka, mina ei näe Piiblist ilma koguduseta Kristust. Neljandaks, kui sa suhestud kogudusega, ära vaata ainult, mis sulle meeldib ja mida sina saad, vaid mõtle, mida sina saad anda Jumala riigile. Viiendaks, kui üks kohalik kogudus lõpetab, ühtegi piibliaegset kogudust ei tööta täna. Kui üks kohalik kogudus lõpetab, see ei tähenda, et Jumala kogudus hakkab lõppema. Ole osa sellest, kus Jumal on edasi liikumas, kus Jumal on edasi minemas. Kuuendaks, ära piira ennast konfessiooniga. Õnneks või kahjuks taevas ei ole ainult baptistid. Ja viimaseks, see teeb mõnes mõttes kõiki need punkte arvestada lihtsamaks või keeruliseks, ma ei teagi. Kõigel sellel on väga personaalsed erisused. See tähendab, üks näide lihtsalt, et kui sa oled 102 aastane, siis tõenäoliselt ei vaata väga innukalt, et kus on see järgmine kogudus, kus ma saaksin teenida. Vaid sa leiad selle mooduse, kuidas olla Jumala riigis õnnistuseks, kas või oma palvekambris. Aga neid erisusi võib loomulikult veel olla, et ma ei taha, et sa kuidagi süükoormasid peale võtad. Aga need on need punktid, läbi mille lihtsalt analüüsi iseennast ja suhestumist kogudus. Lõpetan. Seda tuleb pooli ütlust ei ole nägi. Jumal ei ole jätnud neid maha sellisel erilisel moel, nagu me oleme olnud siin viimased aastad, on meid veel ootama sees üks vägev aasta ja koos Jumalaga käies sa ei tea iialgi, mis võib juhtuda. Et elu on üllatusi täis, iial ei tea, mis head võib juhtuda. Mulle meeldib see elu mõte. Kunagi ei tea, Jumal ei ole maha jätnud eestlasi Kanadas,
me võime õnnistust ja armu paluda kahele kogudusele, mis on Vana-Andrese kogudus ja Peetri kogudus, mis on teenimas eestlasi täna meie kõrval. See on oluline, et me näeme seda pilti suuremalt kui lihtsalt meie enda kogudus. Jumal ei ole lõpetanud tööd sinu sees ja sinu läbi, vaid ta ehitab endiselt kogudust. Olgu meil südant ja silmi näha, mida ja kuidas ta on tegemas ning mis on minu koht kõiges selles. Lõpetuseks Dietrich Bonhoefferi tsitaat raamatust The Cost of Discipleship. Kogudus on Kristuse kohalolu maailmas. Nähtav, haavatav ja armastav. Kui sa siit lähed, võib-olla isegi unusta kõik see keerulisus, mis ma siin rääkisin, mida ja kuidas, aga üks väga lihtne asi. Usu seda, et kui sa käid koos Jumalaga, kui sa oled Jumala laps, siis sa oled esindamas kogudust, sa oled kandmas Kristuse kohalolu, sa oled nähtav, ole valmis olema haavatav ja ole armastav, sest kui sa oled armastav, siis sa paratamatult oled ka haavatav. Sest Kristus oli seda meie pärast, meie ees on seda ka. Amen. Tõuseme lõppu palvele. Jeesus, sa oled Messia, elava Jumala poeg. Jeesus, sa oled minu päästja. Jeesus, sa oled selle koguduse rajaja ja ehitaja. Ja sina oled oma tööd jätkamas. Selle koguduse sees, läbi selle koguduse. Ja mujal üle maailma sa oled oma tööd tegemas. Aga issand, me palume iseendid sinu kätte. Anna meile armu, et meie süda oleks seal, kus on sinu süda. Ja sinu süda on teenistada ja juhatada inimesi armu. Aita meid. Kas me oleme siis väga seltskondlikud või väga tagasihoidlikud, oleme me rõõmsad või oleme me kurvad, tunneme ennast väga pühadena või tunneme ennast liiga patussamatena. Aita meid olla osa selles töös. Aita meil armastada inimesi. Aita meil vahendada sinu kohalolu selles haiges, katkises, hirmunud maailmas. Ja kui meie seda otsustame, siis mina usun, et sinu tõotus on meiega, ma ei jäta sind maha. Ma olen sinu. Ma ehitan sind. Ma ehitan oma riiki. Mis on õnnistada Ranto Eesti Baptisti kogudus tänu selle pärandi eest, mis on selja taga, ja tänu selle eest, mis on veel ees ootamas. Ja tänu iga ühe eest, kes me oleme saanud täna kokku tulla ja kes ka tulevikus tulemus on käsud. Jääme mõistma. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you.
oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetlusest. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma vahemaiste teie peale, olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pane üle teie ja andku teile rahu Isa, Poja ja Pühavõimu nimel. Amen. Septembris kohtume jälle siin, aga nüüd saame alla minna kohvi jooma.